Tere, mina olen Mikk Kingo Spacist. Lõpuks on pikad lihavõttepühad läbi saanud ja kõigile neile, kes soovisid kohe algavasse suvesse astuda madala rasvaprotsendiga, energilisena ja tervena, kindlasti suur tagasilöök, sellepärast, et mida me kipume tegema pikkade pühade ajal, me kipume liialdama toiduga, alkoholiga ja nii edasi ja siis, kui pühad läbi saavad, astume kaalule, vaatame, paar kilo on juurde tulnud, kaotame motivatsiooni ja mõtleme, et kas selline elustiil üldse on meile, kui me peame loobuma sellistest mõnusatest väikestest igapäevastest hüvedest, mida elu meile pakub. Vastus on see, et loomulikult ei pea. Ma tahan sulle meelde tuletada seda, et kui sa hoiad nädalast nädalasse, kuust kuusse kinni väga lihtsast sellisest mehelikult tervisliku toitumise printsiibist, kus sul on paigas süsivesikud, valgud ja rasvad ning sinu igapäevane energia hulk või kalori hulk, mis sa sisse sööd, on vastavuses selle energia hulgaga, mis sa igapäevaselt kulutad, siis sa saad teha nagu mina. Sa saad lubada endale iga nädalavahetus ühe päeva, kus sa sööd absoluutselt kõike, mida hing ainult ihkab. Võib-olla sa ei saa juua kõike, mida hing ihkab, aga süüa küll. See mehelikult tervislik toitumine ei ole mingisugune raketiteadus, ta on väga lihtne, sellest on väga lihtne kinni pidada ja selle tõestuseks ma umbes 3 aastat tagasi tegin ka ühe video, kus ma rääkisin, mida mina igapäevaselt söön. Ja kui mina hoian sellisest dieedist kinni, siis ma saan enda iga nädala lõpp lubada seda, mida hing ihaldab. Minust ei jää pidamata ükski sünnipäev, ükski pidu, ükski püha, nii edasi. Ma arvan, et siinkohal oleks mul paslik näidata sulle seda videot uuesti selleks, et sa leiaksid lisamotivatsiooni juhul, kui sul nende pühade ajal asi käest ära kippus minema. Niisiis, praegu on hommik, kell on 7. Ma olen oma hommikused harjutused, meditatsioonid ära teinud, olen võtnud oma 2 Kingo Space'i kapslit ja nüüd on aeg hakata tegema hommikusööki. Hommikusöögiks ma tavaliselt söön ära 5 ökomuna, sinna juurde tomatit ja kõige peale oliivõli. Ja tulemus on selline. Aega valmistada lõunat ja põhimõtteliselt minu kogu lõuna on minu käes. Mul on maheveise hakkliha ja mul on külmutatud juurviljad. Nüüd, kuidas ma seda teen? Ma praen hakkliha ära madalal kuumusel, ma aurutan sinna juurviljad juurde ja siis peale panen natuke hapukoort. Ja loomulikult maitsestan hakkliha erinevate maitsetega niimoodi, et see asi ei muutuks ühekülgseks. Loomulikult ei söö ma sellist kogust ära ühe päevaga ja sellest jätkub mulle 3 päevaks. Head isu! Hakkan vaikselt trenni peale mõtlema, trenni asjad on juba koos, aga enne seda väike snäkk. See snäkk oosab mul kõrge valgusisaldusega kuhupima kreemist ja jah, ma tean, et siin on sees kunstlikud magustajad, aga seekord on ta niimoodi. Sinna juurde ma panen mustsõstreid ja sinna juurde söön ma ka viigimarju niimoodi, et ta on korraliku süsivesiku ja valgusisaldusega ja selline ta tuleb. Nii, trenn on tehtud. Nüüd on aeg ühe vadakuvalgu joogi ja ühe banaani jaoks. Täna ma teen endale kanarinda, sinna juurde riisinuudleid, sinna sisse seega natuke paprikat, panen juurdegi ingverit, et asi oleks mõnusalt vürtsikas. Kogu see asi saab valmis väga kiiresti, et on väga maitsev, selline mõnus aasiapärane, aga samas tervislik söök. Kõrgete süsivesikute, kõrgete valkude ja suhteliselt madala rasvaga. Ja selline ta välja näeb. Aeg on hakata magama minema. Ma lõpetan oma õhtu tavaliselt suure tassi roibussi teega. Söön paar tükki väga tumedat šokolaadi ja võtan oma viimased 2 Kingo Space'i kapslit sisse. Ma loodan, et see video sulle meeldis. Kohtume järgmisel korral. Tuled kustu!